Kurat, puud said märjaks! Tere Eesti rahvas! Oleme niimoodi vaikselt saabunud siia Eesti Panga muuseumisse ja tänane pealkiri ongi meil siis, et rahad on taga. Ja teie vaatate minu saadet Laapisiga puid alla ja meie täna võtame teemaks selle, kust tuleb raha, kuidas raha mõjutab meid ja kuidas meie saame ise raha muuta. Vot, meil on lõpuks võimalus, et meie saame raha enda käe järgi muuta. Ja nüüd me läheme kõigepealt vaatame õues, kuidas me seda teha saame. Olemegi jõudnud siia õue ja nagu näha, raha on igal pool meie ümber ja nagu öeldakse, raha paneb rattad käima ja meie vaatame, kelle rattad ta siis käima paneb. Tere, ma küsin teile kõigepealt ühe küsimuse, et mis tunde see tekitab teist see sõna? Raha? Vastakaid tundeid. Raha tekitab mulle väga häid tundeid ja mida rohkem on, seda rohkem tuleb ja tead selline nagu, see on nagu isu, see on nagu tead nagu söögiisu põhimõtteliselt tekib samamoodi ka raha ja maiuseisu. Kindlasti teie jaoks on ka rahal nagu mingi lõhn või maitse juures, et mis lõhn teie jaoks raha on? Hea õnnelikkuse lõhn. Hapukas. Korruptsioon. Rahad on taga, nagu ma olen kuulnud. Tagataskus, siin on rahakott, on tagataskus täpselt olemas küll. Ja siukse naljaga tuletegi lagedale. Küsimus teile veel selline, et kas teie teate, kuidas raha teha? Ei tea, ei ole ise teinud. Kui ma seda välja ütlen, siis hakkavad kõik nii tegema. Et teil on omad saladused, te olete siin ikka äri-businessmees. Ja, seda küll. Aga skolka rubla see? Või euro? Ma ostsin see kirves Sankt-Peterburisse 200 rubla. Küsimus ka sulle, et kas sa tead, et sinul on ka võimalus enda see euro disainida 2 eurone? Ei, mul ei ole naimugi. Väga meeldib korraks vaata ka, kuidas tal käsi puustas on, see on nagu mingi... Ma olen nagu mugav. Nagu oleks boss peaaegu juba. Ja, ma olengi boss. Sorry boss. Mikrofon minu käes. Aga jah, kena... Ja olemegi jõudnud õuest tuppa, jube soe siin ja meiega liitunud siin härra Meelis Metrus. Ma ütlen teile seda, et mul on Meelistega väga positiivne kogemus, et minu autosõiduõpetaja oli ka Meelis. Absoluutselt. Aga sujume siis otse küsimuste juurde. Teie olete siis see mees, kes siin rahadega tegeleb ja teie teetegi raha, jah? Tegelikult päris nii see ei ole. Meie raha ei tee. Raha trükitakse ikkagi pangatähtede näol siis rahatrükikodades ja mündid tulevad siis spetsiaalsetest rahapajad. Et siis see ongi nagu filmides, nagu ma olen USA filmides näinud, nad tulevad nende suurte kandiliste autodega, kus on ilgelt sellised suured hunnikud sularaha sees ja niimoodi tulebki, jah? Midagi sarnast välja näeb küll, jah. Ja me räägime täna siin 2 eurosest ja täpselt 2 eurose kujundust. Kas te olete kõik raha välja mõelnud? Kahjuks nii see ei ole. Tegelikult on niimoodi, et Europanga tähtede kujundus on välja mõeldud juba 20 aastat tagasi. Sellepärast see ongi see 20 siin peal või see on lihtsalt kokkusattumus? See on kokkusattumus puhtalt. Okay. Aga sellega sai hakkama siis Austrias Robert Kalina ja natukene värskema ja täiendatud turvaelementidega versioon tuleb jällegi Saksamaa. Ning kui me jõuame müntidele, siis müntidel on 2 külge, ühine Euroopat iseloomustav külg, mis on siis kõikidel riikidel ühine ja kui me vaatame mündi teist külge, siis see on igal riigil erinev. Ja Eesti müntide rahvusliku külg on loodud siis Lembit Lõhmuse kohta. Aga tegelikult siin on ju Eesti kuju, et siis tegelikult on emake loodus selle loonud mingis mõttes. Aga mina arvan, et praegu me oleme siin natuke kogunenud mõtteid, käime reklaamipausil ära ja siis tuleme tagasi. Täna siis on meil selline riistapusin ees, millel me nime veel pole pannud, aga äkki soovite lähemalt vaadata? Kuule, võta paus. Ma võtan üle. No nii, poisid, mul on teile uudis tulevikus. Teile võimalus osutuda välja valituks. Teile võimalus disainida oma enda 2 eurone. Kas te olete kunagi üldsegi oma raha näinud? Näed, võta. Igatahes see läks siis 200 aasta pärast käibele 2019. aastal. Nii et poisid, viskame selle õunapurusti nurka, võtame sulepea kätte ja teeme oma enda 2 eurose. Hästääks ei ole nali. Ja olemegi reklaamipausid tagasi. Nagu te nägite, 2 eurone muutub täielikult. Ja mul oli siuke küsimus, et nagu nägime seal reklaamis, et koolitunnis nad hakkavad joonistama neid euromünte. Kas siis teie tuletegi tundi kohale, vaatate, mis on kõige parem ja kohe printite sinna mündi peale ära? Tegelikult tuleb minna Eesti Panga koduleheküljele, trükkida välja sealt siis joonistamiseks sobilik leht
ja joonistada üks mündi kujundus. Kokku võib esitada kuni 3 kujundust ja kindlasti peab olema mündil siis joonistatud aastaarv 2019 ja sõna Eesti. Ülejäänud on puhas looming. Aga räägi mulle, et see ruum, mis me siin oleme, see meenutab hästi palju nagu Riigikogus, mitte Riigikogus, või Stenbocki majas uhke need ruumid. Kas see on täpselt seesama koht, kus need härrad siin käivad rääkimas, suured härrad või kuidas, mis koht see on? Ei, me oleme praegu Eesti Panga pressiruumis ja siin antaksegi siis pressikonverentse. Ja kui 2-eurone münt tuleb, siis kohe siin lavastatakse ja näidatakse, et see münt võitis, palju õnne, hõissa. Seda ei ole veel ära otsustatud, kus see toimuma saab, aga see võib toimuda täiesti vabalt ka siin. Ja kas siis ainult arvutis saabki seda joonistada? Ei, seda saab käsitsi joonistada, tuleb minna Eesti Panga koduleheküljele, trükkida välja siis joonistamiseks sobilik leht, joonistada pilt sellest, mis igal ühel laulupeoga kõige rohkem seostub. Kindlasti peab olema joonistusel kujutatud aastaarv 2019 ja lisaks ka siis sõna Eesti. Kas siis see inimene, kes nagu lõpuks loob selle disaini, teeb selle uhke euromündi, et kas siis temal on eluks ajaks tasuta 2 euromündised? Kahjuks sellist asja ei ole olnud siiani. Kuid kui mõelda nüüd sellele, et selle inimese kujundatud münt jõuab paljude inimeste tegelikult rahakottidesse, inimesed hakkavad maksma oma kaupade ja ostude eest just täpselt sinu kujundatud rahaga, siis see on midagi väga kihvti, see on väga uhke tunne ja seda juba raha eest osta ei saa. Et siis ajalooraamatutesse pääsemine on garanteeritud, jah? Aga mul on veel küsimus sulle, et kui noored nagu ei saa seda tasuta euromünte kogu eluks, mida nad siis hoopis võivad võita? Iga vanusegrupi parim saab auhinnaks Apple'i iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Natuke nagu ebaselge see, et kuidas need vanusegrupid jagunevad? Vanusegrupid jagunevad siis 4, kõigepealt siis eelkooliealised kuni 3. klass, 4. kuni 6. klass, 7. kuni 9. klass ja edasi siis gümnaasiumi osa või siis kuni 19-aastased noored. Ais, ma olen ise ka natuke vanaks juba jäänud, aga pole hullu, siis meie võtamegi ohjad enda kätte, et noored läheksid üheskoos ja teeksid selle mündi ära. Just, siin pole midagi enam ega mõelda, vaid tuleb teha. Vot siis me ei mõtlegi, vaid räägime. Noored, kuulsite, mis härra rääkis? Vot niimoodi saategi kuulsaks, niimoodi saate ajaloos, kuidas ma ütlen, jõuliseks inimeseks. Kas ma ütlesin õigesti jõuliseks? Väga hästi öeldud. Väga hästi öeldud. Aitäh! Aga ma arvan, et hakkame siit vaikselt otsi kokku tõmbama. Suur tänu teile, Meelis! Ma ütlen, mul on ikka nende meelistega positiivne kogemus. Aitäh! Aitäh! Ja kena päeva jätku! Olemegi jõudnud tagasi siia stuudiosse või esmakordselt tänasel korral ja nagu te nägite, et me oleme täna vägagi palju õppinud, et kuidas raha siis tehakse väga keeruliselt 3D printeritega, kuidas ise raha endale teha, ei tea sellepärast, et see siuke salabusiness, ega kõik ei peagi nagu nii palju teenima, aga nagu näha, et siis ikkagi raha paneb ikkagi tantsima ja värki. Kuid siiski video on tehtud koostöös Eesti Pangaga, käisime ka ju Eesti Pangas ja mis me sealt siis õppisime, et meie saame nüüd ise teha enda 2 eurost, ainult kui sa oled kuni 19-aastane, kuid siiski meie saame ise teha, nii et kõik osalege sellel konkursil kuni 22. novembrini saate osaleda, siis teete ilusa joonistuse, 8 parimat siis lähevad rahvahääletusele, kelle seast siis valitakse välja lõpuks see õnnelik, kelle 2 eurone läheb liikvele. Aga ega see ei tähenda, et nagu vana euro peaks ära kaduma, aga lihtsalt 1 euro on juures 2 eurone. Ja nii me lähemegi eluga edasi ja kõik ikkagi osalege sellepärast, et ka mina saan lõpuks välja valida, kes on see kõige parem. Vanust on mul liiga palju, aga selles suhtes, et sõna sekka öelda pole mul ikka nagu liiga palju teha. On ja? Aga ma arvan, et siit hakkamegi siin otsi kokku tõmbama, et jälle tuleb nädala hagu. Ja nädala hagu kohta ma tahaksin nii palju öelda, et keegi, kes ei saa aru, mida see tähendab, siis ongi siuke totter olukord, ükskõik kus kohas sotsiaalmeedias toimub, siis saatke meile see või üldsegi meie paneme tähele, siis meie teeme selle veel totramaks ja näitame seda siin. Aga ma arvan, siit hakkan otsi kokku tõmbama, et nagu öeldakse, et rahast rääkides tuleb ka rikkusmajja ja niimoodi me selle siin lõpetamegi. Aitäh teile ja kohtume juba #2 nädala pärast.